Tervist, kallid Peterburi reis. No tõenäoliselt. Tere. Ütle uuesti siis. Peterburi reis. Peterburi. Peterburi reis. Vain sai peaaegu nugat selle laev. Sai või? Jah. Kuidas? Mingi venelane tuli lihtsalt mingi noaga mingi flippimas. Vain läks räigelt paanikus. Endal pilves nägu peas, aga nagu lihtsalt seisab, mängib popinuga, et küsib vene keeles midagi. Ja nie znaju по-русски, küsib sama asja uuesti. Veel kiiremini. Äkki Venemaa reis? Venemaa oli ka Venemaa reis. Sest mul oli sünnipäevast sama laev, ma sain 12. See oligi me ainuke nagu reisi. Et see oli tore. Venemaal kutsusime näiteks kell 2 öösel kummitusi välja. Aga mõnegi pärast Liidia Koidula ei tulnud kohale. Ma ei tea, kas asi on meis või? See Giid ju rääkis, et kuidas Liidia Koidula kunagi elas Peterburis. Peterburis oli ju see, kus see Gert, vaata, teeb neid näpupüstoleid kogu aeg, vaata. Siis mingi vend pani Bemmiga mööda. Ja siis Reiga siuke punkar, vaata. Gert tegi talle. Siis kutt vaatas Gerdile otsa. Mis tegid, eks siis põi pumba nagu lasi tagasi, vaata. See ma arvasin, ma jäi pimedaks. Me olime seal restoranis ja siis käisime kilge paukara. Elekter läks ära, oli kott pime. Aga Eeva oli samal ajal kuidagi oma nagu silmi sügamas. Ja siis, kui ta oma silmad lahti tegi, oli kott pime, ta arvas, ta jäi pimedaks. Ma ütleks Venemaa, sest et me suutsime saa metroos ära eksida. See oli ka lahe, mingi Krister ja Mattias vist on ju. Tegid Radika peal pannkooki. What? Peterbur, see Venemaa ja see, kui mingi pits seal lõid pannkook. Krister läks poodi on ju ja siis mõtles, et davai, ma ostan midagi süüa. Ja siis nägi, et mingi pannkoogid on seal. Okei, davai, ostame on ju. Ja siis me jõudsime hotelli tagasi, tegime paki lahti, need olid täiesti läbi külmunud. Ja ainuke valik oligi vist nagu siis Radika peale panna ja need olid väga head. Päris head olid tegelikult. Käisime mingi linna peal ja siis me läksime kuskile mingi kirikusse mingi alla sööma või. Ja siis seal toodi mingi 3-käiguline toit meile ja siis Annika lihtsalt ajas need kõik need makaronid, ta tahtis endale tõsta ja ta ajas need kõik makaronid lihtsalt laua peale laiali. See on nagu nii üks on Järgmine küsimus. Oota, sa ei taha midagi öelda. See kõik Peterburi reis või? Jaa, me võtsime Peterburi reist. Kõige meeldejäävam trip on siis Itaalia reis. Esimesel päeval hotellis siis minul kumaspiraal lõhkes. Tuba nägi välja nagu narkolabor, kuna sealt lendas mingid palged pulbrid välja. Ma olin ruumis üksi, Tessu läks just kuhugi teiste juurde. Ma läksin just nagu 8 minutiks toast välja. Ja siis ma tõmbas rutukse kinni, siis ta koputas nagu, mis värk on. Ja siis tuleb Eliis ukse peale. Ja siis ta on nagu täiesti, juuksed olid täiesti sassi ja siis ta lihtsalt on nagu, tule ruttu sisse, on. Ma lähen sisse, ma mõtlen nagu, mis siin toimub, on. Tegin ukse lahti, mul kõik juuksed peas laiali, tuba oli suitsu täis. Tuli veits edasi ja vaatas mulle laua peal mingi valge pulber laiali, silmad on suured. Siis arvas, ma nagu veits narkot teen. Ta lihtsalt kühveldas seda, laud oli valget pulbrit täis. Ma mõtlesin, ma esimene mõte oli nagu, mis asja ta siin tegi, mingi narkolabor nagu. Ja ta lihtsalt jookseb paaniks, tegi ta nagu võtta paber, aita tõmmata seda, on. Aga siis ma seletasin ära, mis juhtus. Kuigi meile veel öeldi ka, vaadake, et kuumaspiraali maha ei pilla, et see teeb mingi augu põrandale, aga nad ei hoiatanud, et see plahvatab seega. No Itaalias oli igast toredaid asju. Me läksime Kaspari ja Simoni tuppa vist, aga nad olid sealt tänavatelt mingid Itaalia mehed kaasa toonud. Mingi hetk nagu Anne-Loore koputas uksele. Siis me olime nagu, sest me ei tohtinud seal ise ka olla, vaata. Ja siis tegime ukse lahti ja siis Anne-Loore oli nagu, miks te siin olete ja kes siin üldse veel on. Ja siis kui lihtsalt mingid Itaalia mehed kõnnivad välja, aga nad läksid ära. Anne-Loore oli nagu, ahah. Ma jätaks riigikaitselaager. Ja siis kui meil käis sealt ööhäire oli, siis me pidime jooksma minema. Mul läks püksi öö katki. Pidin terve jooksuaeg püks üleval hoidma. Siis absoluutselt iga venelane, kas teeme suitsupausi? Naissarel ei vaat see 9 ei olnud, olgu hoid. 9 serv, vaata. Miks me sellest räägime praegu? Sest ma räägin enda reisist ka, Las ta räägib. Ongi, puts. Rahul, vabandust. See oli hästi tore aeg. Mulle ka väga meeldis. Jah, lähme edasi. Kris vist kindlasti suudab marki teist. Ühe korra tegi musi, ma lõbusele, see oli su fiilik. See vend tegi mulle ka musi ükskord viikendil. Ta vist päris tihti musitab. Ta on armunud. Mitte
mitte huulte pärast. Kõige meeldejäävam ja üldse kõige huvitavam inimene minu jaoks on olnud Robert oma igasuguste erinevate vigurite ja realistlike nende peeniste joonistele. Ei, ta tegi jumala hästi neid. Ta joonistas üli hästi. Ära promo. Sigvard. Ma olen nõus tegelikult. Sigvard lihtsalt on juba nii ekstra. Ja meil oli nüüd hiljuti vestlus, et miks Sigvard ei taha maaülikooli minna. Sest et tema meeles maaülikool kõlab nagu, et seal lüpstakse lehmi. Hannast rääkisime. Hanna. Ja siis on kõik. Tema hääle pole ilmselt meelde juba. Hani. Ma nüüd on seevinud siin vist. Ja ma ei tea miks. Ma olen kuidagi tähele pannud seda, et ma kuidagi nagu kuidas võib öelda? Synkrome on kuidagi ära vahest, noh. Synkrome ära. Väga hea eesti keele kasutus. Aitäh sulle. Erpsel näed seda või? Kuidagi ma tähele pannud, ma nagu kuidagi vahest nagu räägime või nagu ütlen täpsamal ajal. Sa võid tähele pannud? Ja ei, ma ei tea miks. Ma ei tea miks jah. Ma tunnen praegu väga suurt konkurentsi. Norman Laid või? Väga hea pinginaaber. Alati abiks. Väga sõbralik poiss. Ütleks selle peale, et Mark-Erik Eik, et pole nii vähe produktiivset venda näinud kõrval. No ma tunnen, et üldiselt need nagu on need inimesed, kellega sa suhtled igapäevaselt. Nagu inimene, kellega ma ei suhtle, aga kes ma eeldan, et nagu meelde jääb. Mingil veidral põhjusel kas Rasmus. Tal on mingit sorti siuke nagu veider no fucks given attitude ja see kuidagi nagu praegusel hetkel vähemalt on siuke nagu meelde jääb. Christopher. Ta on kõige nagu silmapaistav. Meil ongi ainult üks Christopher. Nagu, oh my god. Christopher Anderson, sest et temast on palju video ja filmimaterjali. No nii, läks lahti siis. Ulakad, ettearvamatud, kokkuhoidvad. Väga inimlikud, hea huumorimeelega ja no üldse tublid õpilased. Ma arvan, et üks sõna on naerune, teine sõna on lobisev ja kolmas sõna on äkki segane. Toredad, asjalikud, mõnusad. Lärmakas. Staar vajab vaikust. Lärmakas, lõbus ja lahe. No oskan teid sellelt osalt ainult kirjeldada, kes minu tundides olid, aga A-klass, kohusetundlik, targad ja vastuväitlejad, oma õigusi tundvad, aga ka kohustusi teadvad. Teine pool, see oli vist PC, 100% elus ja lõvid. Et kõik ei ole ainult hinnetes ja numbrites. Ilmselt ka rohkem sisu ja iseennast selles sisus. Palju toredaid inimesi. Lasteaed on seal pool paikal. Te hakkate seda kuulama iga tund, kui teil on mingi väikseid pretensioone. Gümnaasium ei ole kohustuslik. Gümnaasium ei ole kohustuslik, jah. Andke mulle 3 minutit, ma veel mõtlen. Naera nii ja munad märjad. Silmamunad. Tahk ütles. Tegelikult ka. Pati on või? Mine küsi vanasillad. Ajalõpet ütles, kui laps emakast välja tuleb, siis ta näeb välja nagu tont. Kui ära pestakse, siis näeb alles okei välja. Kui Dagmar ütles siis, kui meil võimlemistunnid olid, et ainuke asi, mis tal venib, on aeg. Ja Kormono ütles soome keele tunnis, et me oleme sama tüütud kui porikärbsed. Kas sa kasutasid fotomäthi kontrolli ajal konsu? Ja ma kasutasin. Vadim ütles, et ta mõtleb öösel minu peale. Ta mõtleb väga palju meie klassi peale öösiti. Eriti minu peale, ma ei tea, miks ta kogu alustab tundis, ütleb, et tead ikka, ma mõtlesin öösel su peale. Ja see on sinu pärast magada ükskord. Jaa. No see ei ole mingi kood, no peaaegu on, siis kui 9. klassi lõpuvideos küsiti, kellel on kõige parem kant ja Nadja hakkas ütlema oss. Mingi korpsi need kurad ütlesid. Mingi viha. Kihised nagu vahuvein ja mingi tihane nagu rasvatihane. Vihane nagu rasvatihane. Tihane. Tihane kui rasvatihane. Nagu rasvavihane. Ja Vadim väga retsepoonid on kõige ilusamad. Siis me olime 3 nagu mingi. Ralf Toome 3. klassis.
time is clocking. See jääb minu kõrvalepuni. Ja Vadimi kõik tsitaadid. Ma arvan, ma kunagi kirjutan raamatu neist. Eriväljaanne Vadimi parimad palad. Ja see ka, et käi koolis nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja üldse tee koolis nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. See on vaja error. Timmi tunnis äkki või? Ka mingi tuline arutelu nagu alati. Ja siis ma ütlesin, et mehed on sead. Ja siis Kaspar vastas mulle, et ei ole. Vadim on näiteks minu poissa. Üks teisipäev oli suppsüüa, kanasupp. Ja siis me kõik arutasime lauas, et nagu miks see nii halvasti nagu täna maitseb, et tavaliselt on nagu ülihea. Ja siis Rikka ütles mulle, et nagu Greta oli, et täna meil on kukesupp ja siis Greta oli sai nagu on ka vä? Ja kolmandast ja sinust Gretelist. Meil kukkus nii läbi see ju. Sest me tahtsime seda sidruni asju teha. See oli nii masendav. Issand, ma tõin mingi sidruni ja olin nagu, et me teeme nüüd sidruni söömise võistluse, on ju. Ja nad lihtsalt söövad seda sidrunit, nad ei tee teist nägu ka. Ja siis nad ütlesid, et see maitsis rohkem nagu apelsi. Ühesõnaga, see kestis mingi 2 minutit ja siis nad läksid teist niimoodi midama, et nagu. No kõige kindlam asi on see, et sa võtad purgi, paned õli sisse, siis paned Haribood, lased seal päev otsa või mingi nädal aega seista. Ja siis annad süüa neil. See on siuke mõnus maitse, mis jääb suu. Kõhutantsute see ilk. See on päris hea asi, sest et siis sa kuuled iga kord, kus su rebane nagu, ta tuleb kuskilt, sa kuuled kuskilt, ta on seal, okei, ma tean. Ja mõtle, kui läheb petsu või igal pool, siis lihtsalt kuuled, kuidas ta klediseb talle. Mis hääl see teeb? Põhimõtteliselt Kõliseb. Ma ei herbse on päris petnud. Paned auto taha, konksu külge nööris, jood rebasel ümber kätte ja siis tood ta kooli. Üli hea, aga ma ei teinud seda, sest ma autol ei ole konksu nagu. Said hiljem natuke rõu. See rullimine, üksteise peal rullimine, see jätab nagu vaimsed ja füüsilised armid nagu. Ei, tegelikult on parim viis niimoodi, et nagu see on siuke päris rahv ja päris mingi meelde jääb, aga samas paned sinna peale hästi palju armastust ja siis on hea. Siis me elutasime sinna alla lasketiiru, siis mul olid Eeva rebased. Siis nad olid nagu, kuhu me lähme, siis ma olen ka sinna pudosaali, et meil tuleb judo võistlus. Ja siis pihlakas või keegi nagu, väga hea, ma käisin kunagi judo trennis, ta arvas, et ta võidab selle võistluse. Aga polnudki võistlust. Normane. See on ruumi küllaga veel. Kuule, tule räägi mulle, mis on parim viis retsimiseks? Rebase retsimiseks. Kujutage sellist retsi ette, et sa võtad oma rebase, panete Raimandi kõrval istuma mingi tunniks ajaks. Inimõiguste rikkumine. Minu rebasele väga maitsesid ketšupis immutatud tampoonid. Ma ei tea, see kalajooks on ka olnud minu arust nagu traditsioon juba vähemalt Jüri koolis, vaata. See kalateate jooks. Pigem, ma arvan, mingi grupi mingisugused tegevused, et see üksi, kui ta midagi teeb, see on nagu kuidagi siuke aga kui sa paned ta grupiga mingit, ma ei tea, sealt kas võid jala kinni või paned ta mingit kuradi kalasuus vedama. Loomad on meil. David National Geographicut ka. Viivad koera ka veel ära. Päästan koera ära. Majas ära. Nii et siis ajaloos avarat maailmavaadet ja ühiskonnaõpetuses sellist pühendumist tööturul ja üldse elus. Oskuse iseseisvalt õppida. Minu aine on nii tore aine, et sealt võiks kõik asjad ainult kaasa võtta. Ma arvan, et kõige olulisem võib-olla oleks see, et maailma natukene laiemalt vaatad kui seda ainult, mis konmärte otsast näeb, ehk ainult oma vaatepunktist on ikka vähe, et oleks vaja kõrgemalt kotkapilguga vaadata. Ma loodan, et te võtate kaasa eluks loogilise mõtlemise oskuse. Näiteks, kui sa tahad oma elus teha kannapööret, et sa siis ei vasta, et teen oma elus 360-kraadise pöörde. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et õpid selle asja ära, et ma tean, kus ma selle teadmise saan, kui see teadmine mul vajalikuks osutub. Päheõpitud faktiteadmised ei ole olulised, päheõpitud sõnastik ei ole oluline, aga sa tead, kuidas sa olukorrast välja tuled ja kust sa abi saad, kui sul tõeliselt vaja abi on.
Siri. Ta oli nii süütuke väike, süütuke tütarlapseke alguses, ühtegi roppu sõna ei kuulnud ja kui ütlesid ka tema kuulda, siis oli ossa, mis sa ütlesid? Christopher Anderson. Mõtled varem, ta oli selline Tore ja nunnu poiss ja nüüd ta on... Roosa poissa oli. Just. Ja nüüd ta on suur mees. Jah, et see nagu ütleb kõik ära. Roosast põssast suureks meheks. See on see koht. Kert on täiega. Ja Liisa on ka muutunud. Ta varem oli selline hästi vaikne ja tagasihoidlik, siis nüüd on nagu avanenud. Jah. Tegija. Eli oli siuke outsider kunagi. Ta oli mega vaikne lihtsalt. Ei nagu põhimõtteliselt ta tuli meie seltskonda niimoodi, et tahk tuli meile tegelikult ütlema, et kuulge, Heli istub üksinda, võtke ta enda juurde. Me olime sunnitud selleks, sorry. Mattias Pärt. Need hairstyle'id nagu lihtsalt... Mis asi seal juurde? Mu lemmik oli Ellen DeGeneres. Mattias. Okei, miks? No vaata ennast. Või Sigvard tegelikult. Jaa, Sigvard nagu, ta oli esimesed 2 aastat nii vaikne ja nagu tagasihoidlik. Ja nagu südamlikult oli nagu nohik põhimõtteliselt, aga nüüd ta on nagu siuke peoloom. Ma arvan Kristel ka. Ma küll tean siin ainult 3 aastat nagu gümnaasiumajast, aga ma olen näinud, kuidas nagu pilte lapsele vaata. Siis sa olid päris siuke ümmargune, nüüd sa oled rohkem siuke kandiline. Kandiline? Korralik kapp käib ringi, jah? Ongi. Mina ütleks Krister. Kas ta nägite teda täna või? Ma ütleks kapp. Oh my god. Kas keegi teab seda? See oli saladuse. Noh. Siis kui Ülle üritas teile õpetada, et paned jala siia ja siis venitas või midagi ja siis tuli väike puuks. Jaa, tuli. Need venitusharjutas enda täiega, et kui tahate gaasidest lahti saada. Võib-olla see ka, et ma SS-klassis patsandasin püksi. See on saladus. See on saladus tegelikult. Keegi ei teadnud seda. Kõik tundsid. Mõtle nüüd. Direktor vaatab nii Christopher Sittis püksi. Selge. Ma jätan anonüümseks, aga ma lõhkusin ühe kealesõpetaja suusaklamberidele. Ma käisin suusavestlustel, siis ta laanis mulle oma suuski. Siis ma tegin ühe klambri katki, aga ma lüksin selle paika tagasi niimoodi, et kui tema järgmine kord suusatama läheb, siis ta arvab, et ta tegi ise selle katki. Minu meelest see on siiani saladus, et mida Andre oma vabal ajal teeb. Nagu sünge selles mõttes, et nagu me siiamaani ei tea, nii et see võib midagi väga sünget taga olla. Ma polegi gei. Ma ei arvanud seda, aga teised arvasid. Minul oli 7. klassis siuke juhtum, mul oli vene keel Rea Meibaumiga. Mida te tõmbled? Kas tu perset rahulikult? Olge tasa. Kristel, kurat. Nii. Ja siis meil oli mingi töö ja mul oli pinali sees spikker. Ma vaatasin seda spikrit seal maha ilusti, onju. Meibaum nagu sai aru kuidagi ja siis ta oli nagu, et Mattias, kas ma pean sul vaatama pinalisse? Siis ma olin nagu, ei pea. Ja siis ta oli, okei, no ma usaldan sind. Meibaum, mul oli spikker seal. Patu puhastas praegu. Ma vist unustasin kunagi koolipeldikus kuradi nagu laevale vett peale tõmmata. Andra on FBI pealt taga otsitud. Ma üritasin oma laste mööblit müüa. Ma väidetavalt ei maksnud ühele mehele enne transpordikulu ära, kui tema mulle minu voodi eest maksab. Ja siis ta ütles, et ta saadab mulle FBI kaela. Ja mul on 48 tundi enne, kui ma ragu konfiskeerivad. Ta sai meili peale mingi kirja, kus on, et FBI direktorist on teavitatud sinu kohta. Ja siis on mingi vahistamiskäsud on välja antud. Ja mingi 48 tunni. Ja minnakse vangi. See on mingi aasta aega taga. Ma ikka ootame. Saaks lahti. Ma kujutasin ette, kas siis FBI lendab Andra korterisse. Ma tahaks olla Irpsen või nagu ma tahaks ka teha kunagi tööd sellise pühendumuse ja armastusega, entusiasmiga, nagu teeb tema. Võtaksid Soomegi lõpetaja, sest ma tahaks teada, mis tunne on kogu aeg nii rõõmus olla. On kogu aeg nii rõõmus. Ma ei tea sükist elu. Tõenäoliselt Niilost on nagu nii äge tegelane. Alguses on selline ülipassiivne ja siis kui sa hakkadagi rääkima, talle pakub kõik huvi alati. Timo oli kitt, see on nagu siuke mõnus siukene suur ja karvane. Suur ja karvane. Ma olen ikka Niilo. Tiksus just tunnis suurt sitta ei tea, annab vahepeal töölehe ette. Räägid oma ette seal mingi füüsikast. Sel juhul ma oleks pigem juba Leetja.
siis saad õues ka käia. Pigem võib-olla olla mingi mata või midagi, siis sul toimub mingi actionit, vaata, aga samas siis sul on mingi hunnik, siis käid kogu aeg järgi vastamas, on ju, jälle probleem, lisatöö. Ma ei tea, ilma oled, siis saad kurat vann laavi. Kristel Kokaidas, sest et ta on selline hästi aktiivne ja kuidagi julge isiksus. Positiivne. Jaa. Võib-olla Vadim, kuna ma tahaks näha maailma läbi tema silmade, sest see on nii süütuke, nii armas. Aga Kaldmjau? Kaldmjau või? Kaldmjau. Ei tegelikult Kaldmjau võiks küll olla, mitte Kaldmäe, aga Kaldmjau. Ma tahaksin tahka olla, sest et ta teeb alati siukseid õigeid nalja. Siukseid mõnusaid, siukseid õigeid. Need on naljakad ka. Kuigi temaga enam tundi pole, aga... Vadim. Ma oleks ka Vadim. Tahaks ka väga õnnelik olla. Ma oleksin õnnelik ja kui ma oleksin kuri, siis kahjuks mul ei ole seda oskust, et olla, näha välja, et ma olen kuri ja selle tõttu, jah, sest õnnelik, roosik, lill. Vadim on nummi lihtsalt. Vadim on nummi, samasugune soeng nagu Kasperil. Mul ei ole enam siukest soengi. On küll. Meil on sama soeng praegu. Ei ole, aga mu pea ei ole nagu mingi pöial. Ma olen lihtsalt ümar, aga sa oled pöial. Ma olen ümar pea. Ma olen ümar pea. Isegi kui ta kiilaks on. Siis kui me olime neljakesi, mina, Oskar, Voova ja Kris ennast kiilaks, see oli väga lahe. Ja Gert tegi endale mingi brokkoli, ta lihtsalt oli nagu, ma tahan ka mingi teha endale, siis vendis kesk äärtel. Ja sa laiad jälle. Ja ma oleks samuti Vadim, ta on tore ja gentleman. Ja naistemees muidugi. Tuli ära. Jõle pika pausiga tuli. See geograafiaõpetaja, ma ei tea, mis ta nimi on. Anton, sest ta tundub mulle täpselt selline kuju, kes elab nagu kahte elu. Päeval on üks hästi selline tubli viisakas ja aga öösel või õhtupool on selline, ma ei tea. Ta teen elu, ei ole nii tubli ja viisakas, kuskil mingi raha vaheta või mis iganes. Ma ei tea. On neid õpilasi on palju, aga esimesena pähe tuleb Rika. Alati tahab juuksekarva lõhke ajada ja seisab kõigi õiguste eest. Kas ma pean nimeliselt ütlema või? Jaa. No mulle väga meeldib Raivondi ajaloo huvi. Ma arvan, et ma olen segu Karitast, Eevast, Meri-Liisist, Kristofferist ja Reitsist. Ma tahaks loota, et ma olin nii humanitaarne, kui oli Lisette. Siis ma tahaks loota, et äkki ma olin nagu Isabel, niisugune mõnus ja leebe, aga ma paraku arvan, et ma olin ka niisugune natuke võitlev nagu Anna-Liisa Kärner. Nii et ühte ma päris ei leia, mitmest kokku. Ma tunnen ära ennast 12. A-klassist, sest öeldakse, et klass on klassijuhataja nägu. Ma arvan, et ma tunnen ennast ära nimesid nimetamata sellises õpilases, kes väga üritab, aga vahel lihtsalt ei jaksa. Kahjuks, et ma selle teie 12-ndikega väga vähe olin. Mul on väga raske samastuda ja ma ei tee ka seda siin praegu. Sest tegelikult mina nägin seda pealispinda võib-olla nägin seda paremat poolt. Tahtsite te olla paremad mulle ja mina tahtsin teile ka hea olla, sest 2 aastat oli teil teine õpetaja ja ma ei tahtnud olla ebaõiglane. Me võitsime 3 alati konkursi ning siis auhinnaks oli tund Eerik Orguga, kokkamise tund. Läksime kohale, võtsime enda seltskonna kõik kaasa ning hakkasime tegema pannkooke. Ja me panime ühe pannkoogi sisse 10 muna. 3. Taiglasest 10 muna. Need olid täiega rõvedad tegelikult. Me lihtsalt sõime need pannkooke seal vaikus ja siis kas teil küsimus on mulle? Et nagu me kõik teame, siis on siuke kuju nagu see, mis selle nimi on? Pronkssõdur, jah. Olid rahutused ja siis see viidi minema, ja siis me sõitsime kuskilt tagasi ja siis sinna tee äärde üksikrüütel ja siis ma olin nagu, Eva, vaata, seal on see üksikrüütli hotell ja siis Eva on nagu, sinna see viidigi või? Ma teadsin, et seda rüütlit liigutati. Aga ma ei teadnud, kuhu. Ta liigutati nii kaugele, et oli üksik.
ratastool. Here we go. Me kõndisime, me läksime poodi, kõndisime mööda seda teed, kus on see haigla on ja haigla kõrval oli lihtsalt prügikasti kõrval lihtsalt üks ratastool. Ikka vintage, vanaaegne ratastool ja siis me oli jah. See ei olnud nagu tulevikku siuke X-meestesse professor X tagasi teel. Me olime nagu, võtame ja siis me hakkasime nalja tegema sellega. Me läksime skeiti, et tõestada, et ratastoolis inimesed suudavad skeitida ja nii edasi. Teid rikki, kuule. Siis me läksime staadione tõestada, et invaliidid saavad jalgpalli mängida. Ja siis me tegime perepildi. Ma mäletan ikka see kõige naljakas. See oli millest aasta parim nali. Kas sa mäletad keemiatunnis, kui sa tegid seda vihiku nalja? Ei, aga ma tunnen, et see on väga salme. Oled valmis või? Siis me olime nii väsinud, et me naerisime iga asjale ja siis sa võtsid mu vihiku. Ja siis sa võid mu vihikule nimeks, vihiku nime Kaspar Luik. Ja siis ütlesid, siin on mu nimi, aga see on sinu vihik. Ja siis kui me näitasime Timmi-tunnis seda pilti, kus Krisil oli mingi vorst ja juust kuskil põse peal ja siis Timmi nüüd siiamaani teeb mingit juustunalju Krisile. Ma ütleks, et mälestusi päris palju, aga kui mul kohe midagi meenub, siis see on sink ja juust. Pange video tööle. Timmi hakkas mulle selle pärast puid alla panema, et ta jätta mind rahule. Mul ei tulnud Kim Jong-uni nimi meelde. Siis ma olin nagu, mis see on mingi Kai-Kai-Hon või? Kai-Kai-Hon. Lihtsalt räägime mingi Põhja-Koreast nagu, see Kai-Kai-Hon jah. Et põhikoolis meil oli, aga mingi aeg oli nagu vene keel viimane tund ja siis päris mitu korda oli see, kuidas Voldemar Tamm võttis salvrätikuid, lihtsalt lasi need punase markeri ja vildikate ja asjadega nagu igalt poolt üle. Ja siis ta läks selle sama asjaga kingi nina, et ta oli nagu mingi õpetaja, mul jookseb nii kõvasti nina, see ta tegi endal nagu ka. Ja siis ta sai nagu vene keele tundidest lihtsalt minema. Künnapidu oli ja siis mina, Ardo ja Volts tegime peopingot. Et nagu kõik panid mingi 5 asja kirja, et mis juhtub selle peo jooksul. Ja siis Volts pani, et keegi kukub trepist alla. Ja siis mingi hetk me olime kuskil toas, kuskil trepi kõrval. Ja siis mingi järgmine Kätlin lihtsalt sajab trepist alla. Ja siis kõik mingi kogunevad Kätlini ümber. Ja siis Volts on nagu mingi, ja siis pane nende telos mingi selle checkmarki kirja, et nagu see juhtus. Ja siis läks appi talle. See oli nagu ideaalne näide prioriteetidest lihtsalt. Me ei tohiks ära unustada tegelikult Emilianot. Muideks mul ei tulnud ükspäev ta nimi meelde, jah. Ma seletasin kellelegi nagu, et Mehhiko ja värki ja siis ma ei tea, ma ütlesin Paula. No mul tuleb kohe see meelde, kuidas Agne Reede minestas Vadimi klassi ees. Ükskord siis otsustasime teha Vadimile väikest ninanipsu. Ma olen nagu tunni algus juba täiega siuke mingi, mul on paha olla mingi. Ja siis ma otsustasin, et ma küsin Svetsu mingi aeg ja siis ma nagu kukun kokku ja siis keegi lihtsalt tulnud sellega kaasa ja ma tegin ennast üksinda lolliks. Oi, kuule, ära jama nüüd, ma ei usu sind. Lollusi mängid siin, tõuse risti nüüd. Ma olen 10. klassis see meeles, kuidas oli mingi keemiatund, see oli vist viimane tund ka, vaata mingi 5. tund. Siis istun Aureliaga kahekesti rahulikult ja siis ta joonistab mulle vihiku selle Haagrist, mis see on? On Haagrist, jah? See on Hitleri asi. Jaa. Joonistab selle vihikusse ja siis vaatab mulle otsa mingi, kuule Kätli, mis see tähendab? Ja ta oli nagu nii, nagu ma mõtlesin, ta teeb nalja, et ta ei saa aru, et ta ei tea, aga ta nagu reaalselt ei teadnud. Piinlik. Ma võin nagu rääkida 5. klassi seikustest nagu. Ma ise ei mäleta seda nii palju, kõigil teised rääkinud, ma olin 5. klassis ilge tropp nagu. Ma olin nagu enam kooli kiusasin. Ma kiusasin enam vaimselt nagu Sveni, nagu ma olin 2 korda väiksem kui Sven ja ma kiusasin teda. Lõpuks vennal tõi koppa ette reis. Ja vend paisi mu paugu ära nagu. Ma mäletan ainult seda päeva, kui ma paugu sain. Ülejäänud aastal ma nagu ei mäleta, et nagu ma oleks nagu mingi jobu olnud või midagi. Ma mäletan ainult seda päeva, kui ma paugu näitasin. Kutsusin ta mingi sõnade ja asjadega ja siis ma sain paugu. Ma kutsusin talle sõnade ja asjadega ja siis ma sain paugu näkku.
siis ta paugutas näkku. Selles mõttes mõtlengi nagu, et suht lahti ei saanud, ma ei tea. Ära detaile räägi mulle. Meil toimus siis Jüri Krossi poe suursugune avamine ja me suutsime õpetaja või Timmi veenda selles, et see on siiski ajalooline sündmus, et me peaks oma ajalootunnistusega külastama. Ja siis me läksimegi, see oli vist reedene päev, ja läksime kogu klassiga Jüri Krossi poe avamisele. Ja kõik vallavanem ja kõik olid ka kohal. Ja õhupallid, värgid, särgid ja... Oleg Kross tuli ka oma selle helikopteriga. Ma Tim tegi kliendikaardi. Ma kirjutasin kunagi kogemata matemaatikaga taha vihikule, proovisin tähti kirjutada. Tere, mina olen debiil. Ma unustasin ära, et see tahapool oli ja siis ma andsin selle Konsonile ja ta ka allkirjastas sinna ja pani, asi pole nii hull. Ja mul on see paber alles, mõtlesin, ma kingin talle selle nüüd aasta lõpus. Või siis lasen uue teha, et äkki nüüd on juba asi päris hull. Mulle kingiti sünnipäevaks ka, eelmine aasta kingiti sünnipäevaks Jessica, selline korralik sekslaul. Ja sünnipäeval raamat poost üles. Tegime aastavahetuse seast, me lasime nii-öelda seda lõhku korralikult. Saatsime ta kuu peale. Saatsime kuu peale, jah. Halb asi oli see, et esimest korda, kui lasime, see kukkus pikali. See kukkus pikali. See oli korralik 5 sekundine vaikus, keegi kõrvas, jookses! Kõik jooksid nii. 5 sekundit, kõik 5 sekundit. Ai, tere! Nii! Siis saab jätta maa sisse. Mine vers. No nii! Mine võnn! Davai, lase! Jessica ei maa! Fuck! Mine võnn, kus see peab maa! Võib-olla esimesest aastast see, kui erast üle parkimisplatsi see õpetaja lehvitas mulle, mis siis, et ma autos olin. Nii, võib-olla siis ühiskonnaõpetuses diskussioonide puhul tihti lähen ise nende sisse, et tunni lõpuks hakkan juba mõtlema, et millal me siis asjast hakkame rääkima, aga siis ei saagi enam midagi rääkida. Ei tea, ma arvan, et väga vingelt jääb meelde Voldemar minu klassist, siis jääb võib-olla meelde Elisete B-klassist, Carmen ja siis jäävad meelde matkad, mida ma oma klassiga tegin. Nii et palju asju jääb meelde, hästi äge lend oli. On muidugi palju, aga mulle meenub see, kui oli 10. klassi eelvestlus õpilastega klassijuhatajatel ja Mattias arvas, et ma olen ametikõrgendust saanud, et ma temaga vestlen seal. Ma arvan, et kõige ärksemini jääb meelde ikkagi Steven Luuk. Minu kallis Steven Luuk. Steven mõistab nalja väga hästi. Ta saab aru, et ma ei ole paha peal väljas. Jällegi võib-olla tuleb A-klassi poole pealt, et Norman, kes on väga õiglane, aeg-ajalt ikka tahetakse õpetajale vaikselt ära teha, et ei olnud õppida või asi nii ei olnud. Ja kui ma Normanile otsa vaatasin, siis Norman ütles, tegelikult ikka oli nii, nagu õpetaja ütles. Tore on, et kui on advokaat olemas ka õpetaja. Meil oli valikaine nädal ja siis Anne Loorega oli valikaine. Ma tulin kooli, ma magasin esimesse tundi sisse, sest mul eelnev päev oli tööpäev ja tulen istun, mul on täiega unine nägu, siis ma istun maha, panen pea laua peale ja järgmine vahetund Anne Loore kutsub välja mind. Ma küsin, mis on ja siis Anne Loore küsib mult, et kas sa peole käinud eile öösel või ma olin nagu mis mõttes, et nagu ei käinud, kuna ma olin töölaine. Ja siis lähme sinna vana selja kabinetti ja siis mind pannakse kohe puhuma ja küsiti midagi. Uusid nulli keerisite? Jah, ikka nulli. Mis selle keerisite? Nad olid, okei, tubli siis, et me saame sind edasi usaldada. Parem usaldada, aga nüüd saab edasi usaldada. See juhtus põhikoolis. Ma võtsin ploome ja tahtsin nendega sööklast välja minna, aga selle ajal ei olnud see lubatud ja mingi üks õpetaja, teatud õpetaja ei lubanud ja ma pidin need koha peal ära sööma, aga ma ei tahtnud ja viskasin nad ära prügikasti kohe ja selle peale ta läks siis Dagmari juurde. Ja siis ta tuli ja kurtis, et kui kohutav Kaili on olnud ning hakkas mulle rääkima nälgivatest Aafrika lastest. Ma sain Eve Aedlalt märkuse, et ma ei käinud jõulude ajal kirikus, kuigi ma olin kohal. Ma laulsin lava peal. Mingi algklassis kuskil. Mina ja Mattis läksime raamatukogu poole kuskile. Et me tahtsime vist sisse minna, kui uks oli kingi. Ja siis ma olin nagu, võta suu!
ja siis tõi selja tagant õpetaja eest ja siis ma pidin esilduse kirjutama. Päriselt ka? Esildis. Pidin selle peale esilduse. PowerPointi esitada. Pidin kirjutama miks ma ütlesin võta suhu. Mis sa kirjutasid? Ma ütlesin, et ma ütlesin võta suhu sellepärast, et ma läksin kurjaks ja ma vabandan ja ma kahetsen selle väga. Või midagi sellist. Ma kordasin lihtsalt Rea Veiba mõtles, et teeme kodused töid, mõtles, et teeme kodused töid ja siis ta vihkas meid terve kuu aja lihtsalt. Miks te kõik laia? Olete siin laia? Ma mäletan, kui meil esimest korda vene keel oli. See oli nii ammus, sa räägib ikka sellest ammusest ajast, sa räägid sellest, kui ma läksin valesse klassi. Jah. Nüüd saatis ta mingi teise klassi, siis mingi Oskar tuli poole tunni peale tagasi ja ma ei leidnud seda klassi. Leidnudki. Veits Uudo oli peast. Mina mäletan kõiki põhikooli sööktas, kui sai trügitud. Üks oli võimalus, oli see, et keegi mingi vend sinu taga lihtsalt hakkab ise räigelt kitse nagu. Teine oli see, et mingi Anne-Loore kuskilt mingi teisest söökla otsas mingi snaipis ära ja siis nagu tule, sa näed, et ta liigub sinu poole ja siis ta lihtsalt, kurat, nüüd on lappes ka. See mingi peilades kui kardina taha ära, see ei aita. Muide, ma ikka öelnud su peale soolane. See oli vist 6. klass, kui ma trügisin. Või ma ei trüginud, vastupidi, ma ei trüginud. Ja siis sa lihtsalt hakkasid järsku karjuma, et trügis. Aga minu ta mõttes ise trügi, siis ta ajas sinu kaela veel ja siis aeti sind minema. Ja siis Loore tuligi ajaski ära, ma läksin nii kurjaks selle peale, ma nii vihkasin. Mis sa mäletad seda? Ma mäletan ka tegelikult. Kui söövitab aia sisse, sa vihkad nagu seda venda nagu mingi aastaid. 6 aastat tagasi lihtsalt. Ja Pille on ka meil seina ära lõhkunud ju. Ja Pille tahtis mingi parkuurida seal seina peal ja siis ta lihtsalt lõi jalaga nagu suure augu. Istusime siis seal õpilasesinduse kabineti ees. Pilleri mõtles, et ta hakkab parkuurima. Asi lõppes sellega, et ta tegi seina sisse augu. Pillerini põhjendus. Ta alguses ütles, et ta toetas ta ja siis ma sain aru, et siis ta ütles, et ei, ma komistasin. Ja siis see töömees oli öelnud, et see auk on kuidagi väga kõrgel. Ja siis Pille ütles, et jah, ma tean, ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi komistasin. Ma ei tea, kuidas see auk nii kõrgel on. Ja võiks mingi 2 Kiieviga, et Lätis said 2 kõrgi labida kord. Ja Stenbocki majas keegi võetas paanikanuppu, mida polnud varem seal juhtunud. Ja sellepärast me saime ka riielda pärast. Ja meil oli terve lennu peale mingi 6 nuga kaasas. Jürist siiski. Me läksime klassiga koos orienteerumisvõistlusele, mille peareis oli peavõit oli reis Strasbourgi. Aga ühesõnaga me ei võitnud seda, aga siis me võtsime võitemeeskonnalt selle võidu, mis iganes kaardi või asja, tegime sellega pilti. Ja siis me saatsime selle meie klassichati õpetajale kõikidele laiali, kõik olid ülihyped, üliõnnelikud. Meie klassijuhataja jõudis selle info edastada Evelin Vanaseljale. Ja Vanaselja hakatas seda pilti postitama Facebooki gruppi, nagu kooli Facebooki gruppi. Kõik jõudsid oma vanematele juba rääkida. Lõpuks sellest oli nii palju paksu pahandust, kuigi meie arust oli see lihtsalt nagu tore nali. Võtke vabalt. Ja see väljend, et ärge jätke tänaseid töid homse varna. Jah. Ärge jätke tänaseid teid homse varna. Fuck. See ei vasta tõele. Kuna ma vastasin, et midagi juhtu, kui sa lükkad neid homse varna. Nagu kõik oli okei. Siis mul on nagu tänane päev on vaba, ma saan oma neid asju teha. Ja ma nagu, kui sul antakse kodutöid selleks kuupäevaks, siis ära tee need selleks kuupäevaks. Matat tuleks hakata varem tõsisemalt võtma. Proovi uuesti see lause. Ma kodus harjutasin seda. Mõnd keeras nii sussi sellest. Kui ülejäänud tundidesse ei jõua, siis matemaatikasse tuleb kindlasti kohale minna. Seda ei tohi skipida. Ja turundus on hästi oluline. Ja ühiskond Vadimiga on ka. Mul on üks hea. Alati on teine. Okei, kuna sotti mind on ja... Mine munni. Räägi. Tegelikult nagu ma ei tea, kui hea soovitus see on, aga ma soovitan olla see kõige vaiksem ja klassi taga nagu peidus, siis näiteks Erbsen ei pane sind tähele, siis kui sa puudud, siis ta ei pane puudumisi ka. No ongi need samad basic soovitused, et uurimustööd ei ikka kuu aega varem ära, kuigi sa nagunii ei tee. Osalege üritustel, sest üritused on tegelikult hästi toredad ja inimesed näevad vaeva nende korraldamisega. Uurimustööga kohe pihta hakata, Matas ilusti õppida, ma ei tea, ära jätta lihtsalt asju viimasel hetkel, muidu nagu käid kohal, siis saab ilusti hakkama. Ja ärgi hilinegi, nendest tulevad mingi lambised jamad nagu. Täpselt, just. Ja ärge nagu võtke õpetajaid väga tõsiselt. Neile meeldib teie enesehinnangut nagu langetada, aga proovige iseennast
kõrgel hoida. Lihtsalt ei tasu jätta asju viimasele minutile, mida ma teen alati. Võib jätta küll tegelikult. Uurimistööd võid ka jätta. Ja nädalaga saab ilusti tehtud. Tere! Filmime me seda lõpuvideot siin. Me filmime seda lõpuvideot. Tehke seda, mida te naudite ja tehke seda hästi. Kindlasti minge õppima, tehke igasuguseid huvitavaid asju, olge ettevõtlikud, olge loovad ja ärge jääge niisama koju istuma. Olge sama mõnusad edasi. Edasi läheb ainult raskemaks, nii et pidage oma õpetajate sõnu meelde ja siis kui teil on mingi hetk keeruline, siis teadke, et Timmi ütles I told you so. Ma arvan, et sellele vanusele ja sellele lennule oleks kõige rohkem ikkagi vaja seda, et pingutus on see, mis kannab vilja ja mis annab tulemuse, pingutuse tähtsus. See on see, mis annab elule väärtuse. Kõik, mis kergelt kätte tuleb, see on tühine. Mis oma pingutusega saadud on, sellel on väärtus ja sära. Ja ma tahakski, et seda sära nad leiaksid kõik edaspidi. Et kõik ilusad teile. I crashed my plane and I used to cry. Some creepy dude took a selfie and gave me a bag. Now it's night and it's very cold. That cry in front of me is totally useless. I heard a meow in the bushes here. A giant tiger jumped from there. I'm very scared in this forest alone. So many animals and bugs. Oh crap, there's a crocodile. I'm so lucky that I'm still alive. So many stalkers behind my back. I don't know what I should do next. I look at the stars, they are so shiny here. I see another lake next to me. I lay down to watch in the lake. There's a tiger drowning there. And I know what to do next. I need to be one of them. So I should say meow. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. So I should say meow. Sobis. Jaa, sobib küll. Kõik aitab.